Hei armas. Oleme täiskuu portaali suunatud sinuga. Täpselt nii pime, kui meil on, eks ju. Tegemist on keskpäevaga. Ja meil on abiks siin 3 küünalt. Ma ei pannud ühtegi. Meil on ka pea kohal see jõulukett. See, mis on meil aastaid meid saatnud, eks ju, juba 5. talv on see meie valgustus aasta läbi. Ja see täna põleb ka hommikust saadik, sest me oleme nii paksus udus. Ma ei tea, kas sina ka teisel pool oled sellel täiskuu päeval nii täis paksus udus. Aga me oleme küll hommikust saadik. Meiega on siia lauale tulnud kristallid, kes tahavad kõik käia üle tule praegu. Ja see ilus merevaigu muna. Ta on päris kanamuna suurune pallike, mis selle aasta südasuvel ennast meieni juhatas. Ja kõik nad, kes nad siia on tulnud meiega täna. Siin on armastuse kivisid, roosasid, kvartse ja mis selle nimi oli, mäleta, ei ole tähtis. Kuntsiit, ütleb ta ise. Siis on siin rohelist, amazoniiti, siis on siin akvamariini, siis on siin lapislasuuli, selline ja muidugi peritooteks ja see on meiega enamasti kogu aeg kaasas, ka siin peal. Eks neil ole igalühel oma põhjus siia tulemisel. Eks ma nendega siin nüüd mängin natuke aega koos sinuga. Aga tere tulemast, armas, kes sa siia oled juhatatud ja kus me oleme täiskuu raama portaalis. Meil ei ole täna mitte ühtegi ettevalmistust peale selle, et meil ei lastud eelmine öö magada. Siis me ei jäänud magama, alles peale 1 jäime magama. Aga see oli siis mitte tänane öö möödunud, vaid ülemöödunud öö. Ja tänane öö aeti meid nii vara ülesse, 5:05 ja kõik ütles, sa ei pea üldse pingutamagi, ärka üles, seda juhtub väga harva. Sest tavaliselt ma ikkagi magan edasi. Aga et ta lihtsalt ütleb mulle nii, et kõik, seda pole ammu juhtunud. Tähendab, oleme me nii heas seisus. See on üks tähendus, nii. Teine tähendus on see, et meil Luna andis ülesande. Eile õhtul me alustasime sellise toreda uue krooni heegeldamist. See on nüüd siis selline, näed sa, siukene pehme, selline, siuke kuntsiidi roosa. Kuntsiit on natukene lillakam roosa. Mul on kõrvas ka, ma ei mäleta, mis kivi see on. Järgmine armastuse kivi, eks ju. Ja panime kokku 2 lõnga. Siin on nüüd beebivillane ja mohair. Ja sündis siis selline paksem, natuke vabam, näed sa, et ma saan ta tõmmata kõrvade peale ja täitsa ongi, nüüd ta on täpselt peas, niimoodi on ta mõeldud. Aga kuna ma olen praegu portaalis, nagu sa näed, ilma kampsikuteta, sest me hakkasime hommikul varaga kohe kütma, keskpäevaks on tuba hea soe ja ma sain panna roosidega pluusi selga. Ikka need roosid, ikka see roosa, see tingimusteta armastusse tulemine, see jumaliku naisprintsiibi ärkamine kogu kollektiivis. See, millest me oleme rääkinud terve selle aasta,
terve eelmise aasta. Ja nüüd me oleme selles kiires tugevas protsessis sees. Mida Luuna tahab öelda, ma ei tea, ta ammu juba hoiab meid siin laua peal ja laseb ka üle küünla käia ja segada vahepeal, nii et ma ei tea, mis ta sõnumid on. Veel on ta meile toonud välja siia enese eest hoolitsemise, sest see ongi see kõige tähtsam osa. Ma nüüd tõstan oma kõrvad tagasi välja, sest muidu mul hakkab väga palav, see on ikkagi soe, villane, pehme asi. Õrnkarvane pehme. Täitsa mõnus on, kui aus olla. Ja eks see ole seotud nähtavasti ka meie ilmamuutusega. Tundub, et läheb külmemaks, eks ju. Sest ta ütles siia alla, ma saan panna siidisalli ja siis panna selle krooni sinna peale. No mida iganes, eks ju, me ju teame, et me oleme niimoodi käinud või käime sellel teisel ajaliinil ja need lahendused on nii armsad ja lihtsad, mida ta kogu aeg välja toob. Sest keeruliseks ja eriti keeruliseks on aetud see mäng just selle viimase 100 aasta jooksul. Meie asi siin ja praegu, olles mängu vahetusperioodis, ongi teha oma elu võimalikult lihtsaks. Ja see, mida see kuu praegu siin meile ütleb koostööpartneritega koos, on just täpselt see, et me peame kuulama ainult oma hinge häält. Kõik ülejäänud müra me lülitame endast välja. Teisiti edasiminek osutub lihtsalt raskemaks, keerulisemaks. Sest iga kõrvalt tulev müra mõjutab sind. Isegi kui sa ütled, et ei, sa oled immuunne sellele, sinu alateadvuses käivitub programm, millega sa alustad sisemist võitlust. Kas sellel on pointi? Olles teinud nii palju tööd iseendaga ja puhastamisega, vanadest mustritest loobumisega, hirmu allutamisega, teadvustades, et teda pole olemas. See on kellegi teise tõde, mis on tahetud meile tõe pähe välja mängida, välja karjuda, välja joonistada ja nii edasi. Kõik see lugu, milles me oleme kaasosalised olnud siiamaani, ei ole ju meie endi loodud. Ja et edasi liikuda sinna uude maailma, sellesse kõrgesageduslikku mängu, on meil vaja olla rohkem vaikuses, tegeleda iseendaga. Ma nüüd ei tea, kuidas see muusika siia sisse tuleb, kuidas mu hääl kõlab, aga täpselt nii kõvasti ma saan aru, et ta mängib üsna tugevalt. Ja Raama ütleb põhjusega. Ta lõhubki, vaat need kõrged helid, mis siit vahepealt läbi käivad, need aitavad meil lõhkuda kõiki neid vanu mustreid. Miks ta on toonud meile selle? See on siis Kenneti kirjutatud Miamis lugu, mis on sellesse tänasesse hetke meile toetamaks tulnud, sest väga keeruline on ju leida, eks ju, seda endale sobivat tausta, mille eest sa ei saa kohe aita, kui sa video üles paned. Osad videod ma olen kasutanud ju teiste muusikaid ja eriti need, mis on olnud Vikerkaare sillal näiteks meile tantsuda või liigutuste taustale, siis selle eest on mul hüüumärgid seal back office'is. Ma ei ole süvenenud isegi, mida see tähendab. Ma saan aru, et mingi aeg see võib midagi tähendada, sellepärast ma püüan vältida neid ja põhjusega on mulle loodud need lood, et me kõik saaksime neist osa. Ja seda siis juba 10 aastat tagasi, 9 aastat tagasi. See lugu võib-olla isegi 8 aastat tagasi. Ja
võta endale veetass, teetass, kui sa veel ei ole võtnud, sest Raamo ütleb, et me peame jooma. Me oleme nüüd sissejuhatuse teinud suga juba väga pikalt. Ja oleme suunatud korra ikkagi oma pea kohal seda kella lööma, et see väli siin vibreerima saata, puhastada sellest, mis siin seista veel võib. Me oleme küll tuleväljas, mis puhastab, me oleme tuleväljas koos aroomiga, mis puhastab, aga me teeme nüüd heliga kella ja hingame koos sinuga sisse sügavalt, hoiame korraks ja siis vabastame. Lööme teise kella ka. Ta tuleb nii võimsalt, hinga, tunneta. Ja 3 on koostöö. Aitäh, armas, kes sa teisele poole oled jõudnud ja nii nagu me sissejuhatuses ütlesime, et meil on siin kalliskivid ja sõnumid, mis tahavad tulla siin ja praegu, ehk siis ei ole me täna ette valmistanud ühtegi teksti, ei ole meil arvutitena enda ees, et sealt piiluda. On meil need sõnumikandjad, kes siia on tulnud, Luuna küpsetab juba päris kaua ennast, on tähed, on enese eest hoolitsemine ja on inglid. Loomulikult on meil Taro meiega koos ja need sissejuhatuse sõnumid olid põhiteema tegelikult, eks ju, mida see kuu siis meiega siin ja praegu aitab teostada, sest tema üksinda ei teosta midagi. Tema toetab meie teostamisi iseendas ja nii nagu see põhisõnum oli, et on hinge kuulamise aeg. Hing juhatab sind just täpselt sinna, kuhu sul on vaja, kui sa teda kuulad, kui su ümber ei ole muud müra. Raamo ütleb selleks ka, me pakkusime välja võimaluse 3 korda nädalas ühineda. Õhtul kell 8, teisipäeval, reedel ja pühapäeval. Sest me teame, usume teame, kui raske on 99% inimestest olla paigal ja vaikuses. Kas või paar minutit. Aasta tagasi ta ütles meile, et alusta vaikuse tunde. Lihtsalt istuta vaikuses. Aasta tagasi me ei jõudnud selleni. Aga nüüd me siis jõudsime, me kuulasime seda sõnumit väga selgelt. Ja see uus kuu tõi siis selle lahenduse meile ja teeme seda läbi Zoomi ja teeme seda oma 40-minutilise piiranguga. Ei maksa edasi praegu ühtegi subscriptionit, sellepärast et nii nagu sai see kanal meie jaoks, Vikerkaare silla jaoks loodud, siis sealt tuli ju väga palju alguses seda energiat, seda
seda informatsiooni, mis on meile kasutamiseks jätkuvalt alates augustist 2025 kuni vähemalt augustini 2027. Miks just see 2 aastat? Ma ei oska sulle praegust öelda, aga niimoodi on öeldud. Ehk siis kõik need Vikerkaare silla salvestused, need, me oleme juhatatud panema nad eraldi playlisti, et sul oleks võimalik nad välja võtta, sest seal on hästi palju seda alkeemiku informatsiooni, kõik need põhitõed. Kui me kuulame ükskord ühe portaali ära ja läheme edasi ja me võtame endale väga palju vanamaailma informatsiooni vahepeal, ütleme erinevaid koolitusi, erinevaid raamatuid, need on kõik vanamaailma energias kanaldatud, siis me täidame ennast sellega, millest meil on vaja loobuda. See tähendab seda, et kui me oleme oma toitumissedelit muutnud ja astunud ühest maailmast teise, toome nüüd näite, toome hästi jämeda näite vegetaarlasest lihasööjaks. See on üsna tavaline näide, elan ma ise seda praegu oma nahal üle juba 2 kuud. Nii et kui me oleme astunud ühest välja, siis kuulates oma keha, tekib seal üks üleminekuprotsess, kus keha saab öelda sulle, et ei, ära enam anna seda. Sa lõpetasid sellega. Meil on vaja astuda 100-ga uude maailma. Ehk siis mitte segada edaspidi neid valke ja rakke, mitte rakke, neid valke, neid rasvu. Ja kui olid ennem süsivesikud ja me oleme neist loobunud, siis ei ole neid ka vahel vaja. Ja vot see ülemineku periood on see, mis keha annab meile väga täpselt märku. Aga miks sa jälle seda proovid? Me ju teame, et me astusime sealt välja. Sama on meie sagedustega. Kui sul on otsus, et sa liigud vanast maailmast uude ja sinu eesmärk on tõsta oma sagedusi, siis miks sa vahepeal jällegi võtad neid madalaid sagedusi ise viid ennast sinna? Igal tasandil jääb see näide samaks. Üleminekuperiood vanast uude kestabki paar aastat, eks ju. Me teame seda. Ka kehakostüümi vahetus kestab mõned aastad. Ükski asi ei toimu nii kogu selles suure mängu muutuses. Küll aga toimuvad siin nipsust muutused väikeste detailide näol. Neid, mida sa näed ja neid, mida sa ei näe. Luuna näitas meile ennast üleeile õhtul. Ehk siis kolmapäeva õhtul. Eile õhtul oli juba kõik suhteliselt pilves. Niimoodi ta venitab ja küpsetab siin ennast juba. Ma pakun, et oma 45 minutit oleme me istunud siin laua taga. Võib-olla ka tund juba. Ja ta ei anna veel sõnumit, vaid ta ütleb see ka jälle. Jaa. Ma ei tea, mis näiteid meile veel tahetakse anda täna, aga põhiteema on ikkagi see, et endale kindlaks jääda, enda eest hoolitsedes, sest iga samm tagasi on jälle see peeglisse vaatamise koht, eks ju. See on see tunnistamine ja tunnustamine, et ma saan aru, mida ma teen ja et mul ei ole vaja enam seda teha, sest kui ma astun uuesti selle sammu tagasi, siis ma olen juba tagasi käigus, eks ju. Aga kui ma olen teadvustanud ja ma ei tee edasi neid samme, mis mind hoiavad vanas sageduses, siis ma saan liikuda sammu edasi. Ja niimoodi vahetub kõik energia
väli sinu ümber, väikeste sammukeste haaval. Mida meil on vaja teada? Mida Luna tahab meile öelda selle pika küpsetamise peale? See toit puudutab kõike, eks ju. See ei ole ainult see toit, mida me sööme endasse, see on see kütus, mida rakud tahavad. Aga me toitume ka teisel energiatasandil. Ehk siis kõik see müra, millest me sissejuhatuses rääkisime, on see sul meedia, on need, ma ütlen sulle, on need laulud, mida sa kuulad, on need saated või filmid, mida sa vaatad, see kõik on sulle toit, see on hinge toit. Milliseid sõnumeid sa annad tegelikult rakkudele, nad kuulavad ja kuulavad. Ja Luna, ma saan aru, põhisõnum on meil edastatud. On tervenemise aeg ja see kõige pimedam, siin on pimedam aeg ja astusime me ju skorpionist sellesse amburisse. Kui kuu lõi skorpionis selles kõige sügavamas kohas, eks ju, mis tõi välja sinu seest kõige peidetumaid aardeid, mille sisu sa ei olnud veel näinud. Aarded sõna otseses mõttes, sest ei ole ju halba ega head, nagu eelmine kord sai selgitatud. Iga sinu peidetud kiht, mida sa oled koorinud, on kui aare. Ja sa avastad järjest neid. Ja nüüd me oleme selles õrnas hoolitsemise ja hoolimise ajas, mis on toetatud kõikide uute alguste loomiseks. Ambur on ju ettevõtja. Visionäär, kes annab leegi ja lükkab asjad käima. Kõik lahendused on käeulatuses. Luna kordab meile, et me ära ei unustaks seda. Milliseid lahendusi ja milles sa ootad? Küsi endalt, pane endale see küsimus kirja. Milliseid lahendusi ja milles sa näha tahad? Mis on see, mille ootuse marinaadis sa ennast tegelikult hoiad? Sest see, et sinu sees kasvab rahulolematus, et midagi ju ei muutu. See annab sulle tunnistust, et sa tegelikult ei suuna oma fookust sinna, mida sa näha tahad, mida sa oled valmis vastu võtma, vaid ikkagi selja taha. Seal, kus on rahulolematus, seal on minevik, sest sa tegeled võrdlemiste, hinnangute, ootuste ja lootustega. Sa ei loo seda hetke enda päevas, mis on teisiti kui eelmine. Millal ja kuidas sa tegelikult enda eest oled hoolitsenud? Naudinguga, tänulikkuses, selle sõna kõige sügavamas, mitte kõige täpsemas, kõige sügavamas, sest see on kõige seespool, see kõige sügavam tunne. Seda pealiskaudsust läbi nende klišee sõnade, mida kasutab ka praegu ära
see sõel, mis püüab paljusid värskeid ärkajaid, kus nende tähelepanu on nii kerge hajutada, neile saab rääkida nii palju asju, mis ei oma hetkel mitte mingisugust tähtsust, sest meie kõigi ülesanne siin ja praegu on hoolitseda enda eest. Aga kui tähelepanu on hajutatud erinevate teemadega, siis see aitab luua ärevust, paanikat. Need ärkavad olendid tulevad 3D maatriksi mängust, kus on kõik need madalad sagedused mängu juhtimas. Me ei saa kellelegi midagi öelda, kes mida ja kuidas. See tunne tulebki siit seest, kui sa oled endaga, kui sa lased sellel vaikusel enda ümber tekkida. Kui see on majakarbis, sahtlikeses, on see keerulisem. Ja kui sa lähed kuskile, ütleme näiteks kämpingusse, vaikusesse, võib see tulemus olla täpselt samasugune, ärevus ja paanika. Sest see ootamatu vaikus, mida sa ei ole tundnud, tekitab just nimelt seda. See on üks põhjus, milleks need 3 korda nädalas 20-minutilised koos 11 toetades vaikuses olla. Kas metsa häältega, ookeani häältega, selle maaema naturaalse häälega ja mitte midagi muud. Ma räägin sulle sellest, mida meil on vaja teha ja Luna andis mulle kaardi juba ammu kätte. Ja siin on see skorpion, kellest ma just rääkisin, kes ütles, et meil on vaja vabaneda kõigest sellest negatiivsest, sellest vanast maailmast. Nii et ega need sõnumid tulevadki, näed sa kätte täpselt sellest, mida tegelikult meile öelda tahetakse. Üks kinnitab teist. Aitäh, Luna. Luna ütleb, et me võtame järgmise paki. Ja vaatame, mida tähed siia juurde ütlevad. See on selle kalendriaasta. Kui sa veel ei tea, siis me olime suunatud tegema äppi, ülestõusu kalendri äppi. Ja see äpp on sulle vabalt kätte saadav. Lae see endale alla ja sa saad kindlasti teatud informatsiooni, mida sul võib-olla tänaseks veel ei ole olnud, aga mis saab sind toetada. See on meie erinevatelt ajaliinidelt erinevad ajaarvamise kalendrid ja seal on ka Luna ja seal on üks hetkes vajalik informatsioon meile sellel ülestõusu teekonnal koos maaemaga, kes on oma muutumises ehk siis maaema sündmused praegu. Ja see osa seal äpis väljendab meile laivis siis selle päikesega ja maa tegevusega seotud sündmusi ehk siis nii neid solar flash'e, nii CMI-sid ehk siis neid koronaaltuuli, injectioneid, neid magnettorme, plasmaplahvatusi, aurorasid ja samal ajal näitab siis ta meile neid maavärinaid alates tugevast astmest, sest et väiksemaid me ei jõuaks sinna üles laadida, neid on iga päev sadu. Alla 5 palliseid maavärinaid.
nii et see, kui palju, mida toimub meie ümber, mis kõik mõjutab ka meid, vot selle jaoks ongi see äpp loodud. Seal on taifuunid, seal on suuremad tormid, seal on suuremad jääliikumised, mida ka jälgitakse, sest need muudavad kõik ookeane ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis vot sellist asja me saame enda heaks seda informatsiooni kasutada. Selleks siis Raama suunas meid Katriniga tegema seda äppi. Müstiline ravitseja, kes sa iseendale oled, eks ju, kes me kõik oleme. Kui me tõstame oma sagedusi, oleme me kõik tervendajad. Esialgu iseenda tervendajad ja siis juba terve kollektiivi tervendajad. Sellepärast, et tervendav energia voolab meist kõigist läbi. No vaatame, kas me saame selle pildi sulle. Ja see Luna, kes siis on praegu selle aasta viimane täiskuu, on ju kõige lähemal plejaadlastele praegu. See on otsene sõnum meile siin. Kõik see enesetervendamise, enesest hoolitsemise teema. Miks ta on nii teravaks tõusnud, et kõik muu kaotab tähtsuse? Me lõpetame varsti 2 kuu pärast selle maa aasta, kes ajab oma nahka. Selle hermiti aasta, selle eraku aasta, kes on vaadanud sissepoole. Mis tuleb edasi? Edasi läheb väga kiireks liikumine. Sest järgmine aasta on number 10 ehk 1. See on saatuse ratas ja maag. 2 in 1. Ja kes tuleb maa asemele? Tuli hobune. Saad sa aru energeetilisest muutusest, mis toimub meie energiate väljas. Selleks, et kõigest sellest läbi voolata, me oleme õhumärgis, eks ju, me voolame kergemini kui veemärgis olles, mis oli ka voolamise märk, aga õhk liigub nii kiiresti meist läbi, palju kiiremini kui vesi, sest vett me enamasti ju sisaldame. Et suuta kanda seda kostüümi välja, selleks enamus on vesi. Meie ümber on vesi. Seda kõike räägib sulle Vikerkaare silla playlist. Ja selleks on meil vaja aru saada oma keha sõnumitest. Hoida seda fookust. Hoida seda fookust sellel, mida sa oled alustanud. See ei ole joojomäng. Siin ei ole edasi-tagasi hüppamist. See aeg on läbi. See puhveraeg oli sellel aastal ja sa oled juba paar korda, ma arvan, kuulnud, et need teed lähevad väga järsku laiali nende sageduste vahel. Ja selleks on meil ju kõik need koostööpartnerid, kes aitavad seda kiirendatud, järsendatud muutust sisse lülitada. Neid lülitusi on juba ju toimunud, eks ju. Kui sa võtad paar portaali tagasi, siis olid meil seal tugevad lülitajad. Kõik toimib.
kas sina oled valmis vastu võtma seda, mis sinu poole voolab? Täna-homme jälle väga tugevad päikeseenergiad. Päikesel on 2 väga suurt koronaalauku, mis saadavad meile väga kiireid päikesetuuli. Väga palju energiat ja informatsiooni, mis võib mõjuda kas imehästi või väga raskelt. Kõik oleneb vastuvõtjast. Ja see, mis toimub siin vahepeal, see on see tervenemise protsess, see on see lubamisse minek. Kus me oleme? Täna on nädalapäevadest meil reede. Ja nädalavahetus ja möödunud 4 päeva läbisime meie erinevaid teemasid kõiki siin kõri ja 3. silma vahelises sageduses. See on olnud see osa, millega me oleme ju tegelenud, eks ju, ka viimased kuud. Siia alla kuuluvad ka kõik need lõualuu teemad. Siit käis uus valulaine läbi, ehk siis sellest raskest energiakoest, luukoest. Käis läbi, oli 3 päeva. Hell lõi kolmiknärvi, nii et terve nägu valutas. Siis võtsin selle fookuse, mis küsis fookust, eks ju, kolmiknärv küsis fookust peale seda, kui see laine oli läbi käinud, sellepärast et need teemad on siin peaaegu ju läbi terve selle kehastuse toimunud. See vabanemine, see puhastumine, see tervenemine, see ei saa toimuda üleöö. Vot need on need asjad, mis ei saa toimuda üleöö ja nipsust. Need on protsessid, millega sa pead tegelema. See on kehamasina väljendus energia tervendamisel. Kus on sinu nõrgad kohad? Kuidas nad ennast sulle märku annavad? Kas sa annad neile endast parima? Siis toimusid meil kõik need looputamised, asjad, tegime oma soolasokke, kõike seda, vatipulgad salvidega, seda kõike me kirjeldame sulle oma kroonikas, mida me teeme siis, kui jooksvalt, eks ju, elu käib. See ei jõua siia portaalidesse. Portaalidesse jõuab kokkuvõttev informatsioon. Sellepärast, kui see toimub meiega, siis toimub see ka teisel pool seda ekraaniloori väga paljude teiste olenditega. Me juba teame seda, et need energia vastuvõtjad võtavad energiat ka vastu erinevalt, eks ju. Üks võtab varem, teine natuke hiljem. Kõik oleneb sageduste puhtusest. Millal see raadioheli sinuni jõuab? Kui palju on veel muud müra või blokke, blokaatoreid sinu sees? Me jõuame jälle ikka selle puhastumiseni, sest puhastumine on tervendamine. Ja see tähelepanu siis, millal sa hoiad, kuhu, kellele, millal, kui palju sa oma energiat annad. Eelmine kord oli väga selge juba, eks ju, et kõik enam ei saa olla mingisuguseid nägude tegemisi. Kui mulle midagi on vastuvõetamatu, siis see nii on. Ja mul ei ole seda rohkem vaja. Kellegi pärast, kellegi jaoks ei ole vaja midagi sinul omandada endasse. Kui sa tunned, et see ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks. Mine vaikusesse. Sest sa ei tea,
mis tahab sinust välja tulla. See õrnus, see hoolivus ja see tänulikkus. Läbi tänulikkuse kõik laieneb. Ja see on jällegi see sama sõnum, millest me juba ka alustasime, eks ju. Kõige eest saame me olla tänulikud absoluutselt iga sammu eest. Millega meil on siis kõige parem siin ja praegu selles täiskuus enda eest hoolitseda? Oi, seda armastust küll. Need on need kaunilt välja öeldud sõnad, eks ju. Vaatame, mis ta mulle siin tekstina ütleb, kui ma ka näen. Nii. Kas sina ei näe? Hoiame nii, siis sa näed. Nii. Need sõnad, mida sa räägid, sa kutsud ellu realiseerima. Sa esitad tellimuse energiale tulla ja võtta vormi. Kas see pole mitte täpselt see sama, millest me just rääkisime? Kuhu, mille jaoks, kellele sa oma energiat ja kuidas jagad? Milline on sinu sõnavara, mida sa kasutad? Millised on need laused, mida sa koostad? Mida sa lood, mida sa kutsud? Milline on see pilt, milles sa tahad ennast näha ja tunda? Kõik taandub meie tundele. Neid tundeid loovad need välja öeldud energiaväljendused ehk sõnad ja laused. Neid tundeid loovad helid, neid tundeid loovad lõhnad. Ja see rahu sinu sees, eks ju, see on meil tuttav kaart, see maskide langemise aeg, sellepärast, et sa ei pea toitma ühtegi draamat, sa ei pea osalema nendes näitemängudes. Tee oma elu draama vabaks tsooniks. Kuidas õppides olema vaikuses? Mis sind aitab, kui toimuvad nipsust lülitused? Lülitusi on toimunud, kordame. Neid, mis on meist eemal. Need jõuavad järjest lähemale ja hakkavad toimuma lülitused meie ümber. Üleöö. Ja sa tead seda läbi selle ajaloo, mis on meile siis kokku kirjutatud ja nendesse raamatutesse pandud, et asju on muudetud üleöö. Me oleme ka seda ise kogenud, eks ju? Mitte üks kord, mitte 2 korda, vaid rohkem. Tasub seda uskuda. Me oleme rääkinud samamoodi, et maaema on sünnitusel. See sünnituste läbimine, sünnitustee läbimine, see valudes olemine, see on protsess, eks ju, kellel kui kiire. Mõnel paar tundi, mõnel paarkümmend, mõnel paar päeva. Täpselt samamoodi. Igaüks neist, kes seda protsessi on läbimas, sünnitust, teab, et see ei ole igavene. See lõppeb. See lõppeb fiaskoga, kust võetakse kõik viimane välja, et seda lõpetada.
kui sa oled mehe kehas praegu ja kuulad seda, pane silmad kinni. Sa tead, millest ma räägin, sest sa oled seda kogenud oma eelmises elus ehk teisel ajaliinil. Me kõik oleme seda tundnud. Ka need, kellel ei ole selles elus kokkuleppeid tehtud teiste hingolendite maandamiseks ehk neil pole ette nähtud lapsi saada. See ei ole karistus, see on selle hinge enda otsus olnud siia kehastudes. Mis toimub selles valude ajas, kus me kõik kollektiivselt oleme? Kuna see võtab tähelepanu ja energiat kogu protsess, siis igal võimalikul puhkuse hetkel, mida tehakse, lõdvestutakse, juuakse, süüakse ehk tangitakse, et anda kehamasinale juurde energiat. Peamine rõhk on puhkusel, rõõmul. Miks rõõmul? Sellepärast, et rõõm tõstab suunurgad ülespoole, siis on väga raske ohkida, ähkida, hoiata, proovi suunurgad ülespoole hakata hädaldama. Sa lubad oma kehal minna voolamisse, sest sa oled õppinud lõdvestuma. Sa oskad ennast viia rahusse, kui sa oled õppinud seda tegema. Kui me vaatame praegu seda, kuidas on käitutud sünnitajatega, neile on tehtud koolid, rasedate koolid, kus nad õpivad hingama ja lõdvestuma enne, kui protsess pihta hakkab. Inimkond oli määratud sellel aastal õppima, hingama ja lõdvestuma. Sest edasi läheb tulise ratsuga väga kiirete muutuste ja liikumistega, kus meie ainult igaühe enda oskusest ja võimekusest sõltub see, kuidas sa suudad lõdvestuda ja olla kohal. See, mis toimub meie ümber, ei tohi meid seestpoolt mõjutada. Sinu ümbrus on seda rahulikum, mida rahulikum oled sina. Kui sinu ümber toimub väga suur error, mis sulle ei meeldi, vaata sisse, mis sulle ei meeldi, miks ei meeldi. Sa ütled, sinust ei sõltu midagi. Sinust, armas, sõltub kõik sinu jaoks. Mida sa saad teha siin ja praegu, et muuta oma keskkonda, et muuta enesetunnet. See sõltub ainult sinust. Ükskõik, millises olukorras sa oled. Ükski aga, mis sa tahad siia öelda, ei tööta. Need on kõik egomustrid, mis tahavad hakata kaitsma, mis tahavad öelda, et jaa, sina saad seda öelda, aga kõik oleks ju teisiti kui, sest et, aga on nii ja nii edasi ja nii edasi. See sõnade valik. Sa saad ennast aidata. Jällegi, me oleme ennem sulle õpetanud, pane enda ümber
kirjuta välja, võta see vana tapeedirull või paberilehed A4, A3, A1, mis iganes. Kirjuta välja oma parasiidid, millest sa veel ei ole suutnud loobuda. Ma kuulen ju, kuidas inimesed räägivad. Mõtlematult kasutavad väljendeid, mis hoiavad neid kui ankrud. Teadvustada on vaja. Jaa, shine. Teadvustada on vaja. Ära mitte mingi hinna eest vähenda oma väärtust ja oma valgust. Sellepärast, et see maailm just nimelt siin ja praegu vajab kõikide nende säravate tähtede vägesid, kingitusi, andeid. See teemanti lihvimine, näed, nüüd nad tulevad siia. See teemanti lihvimine, eks ju, siin nad sellepärast ongi nüüd kõrvuti, näed, vaata. See on toorkivi, eks ju. See on toorkivi. See on naturaalne, nii nagu ta on maasest tulnud tükikene, mis on ju puhastatud. Aga see kivi on lihvitud kivi. Ja kui me räägime teemantist, siis teemanti ükskõik millise kalliskivi lihvimine tähendab paljude külgede lihvimist. Et anda talle võimalus võimalikult erinevaid, võimalikult palju valguskiiri endast läbi lasta ja peegeldada. Mida ta teeb? Ta ju võtab vastu valguskiired, osad läbivad teda, osad peegeldab tagasi. Kuidas ta muidu saab särada? Ja see lihvimine käib pikalt. See ei ole nii, et tõmban viiliga natuke siit, siuh ja siauh, eks ju. See on ju meistrite töö, teemanti lihvimine, ühe tähekese särama löömine, see on meistrite töö. Ja vot selleks meistriks me siin olemegi suunatud ju saama läbi oma mälude avamise. Kõik ütleb, nii. Siis on meil vaja teada seda, et millele meil soovitatakse oma tähelepanu pöörata, mis puudutab meie tegevusi. Praktiseerida. Erinevaid tegevusi tuleb praktiseerida. Et see, kui sa oled avastanud, et sul on mingisugused anded või võimed, siis meistriks saab läbi praktika. See on see 10 000 korda harjutamist selleks, et jõuda professionaalseks meistriks. Nii. No ta ütleb praegu täpselt seda, mida me rääkisime teemanti lihvimisest, ehk siis harjutamine teeb meid meistriks. Selge. Ja tahad sa veel siia öelda, mis meid võiks toetada, milline tegevus? Usk iseendasse ja oma teekonda. See on see, et kui sa oled selle otsuse teinud, millele sa fokusseerid, eks ju, kõik algab jälle, läheme algusesse sisse juhatusse tagasi. See usk, et ma olen sellel õigel teel. Jätka palun neid tegevusi, eks ju, sellepärast, et see on see, mis viib sind edasi. See sageduste tõstmine ja sagedustes tõusmine ja see vajab pidevalt sinu tähelepanu. See ei ole ühekordne tegevus. Stay focused.
Yes. Siia igapäeva sõnumina tuleb. Mis sobib väga hästi siia. Just see. Bluus vajub mul seljas täna. Daydream, see olemine, me räägime ühest ja samast. See, nad kordavad nüüd ennast, eks ju. Sa oled õigel teel, usalda seda ja sinu liikumine toimub väikeste sammude kaupa, ikka sammhaaval edasi. Ja see olemise tähtsus lihtsalt olemises olla. See teeb sind tugevamaks kui ükski informatsioon, mida sa omastad vanast maailmast. On need raamatud, on need helikanded ehk e-raamatud, asjad, vahet ei ole. Sinu seest peab saama väljenduda sinu tõde ja tarkused. Sa ei ole siin niisama, sa ei ole selleks, et olla see prügikast, mis võtab endale vastu kõike, mida väljast poolt pakutakse. Sa ei ole see. Õpi väärtustama ennast, oma ruumi. See on sinu ruum. Sul on aeg. Mõni väidab piiratud. Mõni väidab, et mitte. Igaüks otsustab ise, kas tema aeg on piiratud või mitte. See steady progress toimub läbi olema õppimise. Tänulikkuses. Vau, nii, ja mida tahavad meile öelda? Kuhu ma veel need tarot panen siin? Tahab öelda hoopis kõigepealt meile püha geomeetria. Ütleb, ei saa veel tarot. Tarol tuleb ainult 3 kaarti, nii palju öeldakse mulle. Ei tule täna pikka lugemist. Üle pika aja teistmoodi portaal on meil, eks ju, jällegi see mugavustsoonist välja tulek. Mugavustsoonist välja tulek, üleminek toimub. Ma käivitasin Miilo selle heleda hõikega mugavustsoonist välja tulek. Ja kui on tulemisega tegemist, siis peab ju minema vaatama, valvama. Üleminek. 34 ja 43, mis ta oli meil? Ta on 7 kokku, ma tean. 43. Selles materiaalsuses, kolmainsuses olend, hingolendina läbib üleminekut. Ta on osa sellest emakesest maast. Siin on jälle see sõnade mäng, toome selle ka siia sisse. Emake maa, eks ju, ema maa, isa maa. Eesti keeles on ka mõlemad sõnad väljendavad maad. Isa maa ja ema keel ja nii edasi. Ehk siis kõik see keel tegelikult väljendab sulle, mitte ei aja segadusse, vaid väljendab sulle seda, et mõlemad energiad on igal pool, eks ju. On nii naisenergia kui meesenergia. Üleminek toimub ühelt sageduselt teise. Lisandub meile seda naisenergiat, mida meilt vähendati. Sellepärast, et selles eelmises mängumustris oli ülekaalus meesenergia. Sellepärast ka seal kõik need tegevused toimusid. Nad vajasid seda.
seda jõudu, seda allutamist, seda lõhkumist. Ma ei pea kordama kõiki neid asju, mida me oleme juba läbinud. Nüüd tuleb juurde seda hoolivust, seda õrnust iga päev ja aina rohkem. Kas sa oled selle vastuvõtmiseks valmis? Millele sa täna annad oma energia? Milliseid sõnu sa kasutad? Milliseid energiaid sa toetad? Mida sa kuulad? Mida sa näed? Ja nii edasi, eks ju, jälle seesama jutt. Rava toob praegu näite sulle Tuhkatriinu muinasjutust. Väga huvitav. Tuhkatriinu muinasjutust, kus nüüd oli see aeg. Aeg oli minna Tuhkatriinul pallile. Ta ei valinud tõlla tegemiseks mitte mingisugust prügiämbrit, vaid ta valis selle kõige ilusama, kõige võimsama, kõige tervema kõrvitsa. Miks selline näide? Tal oli vaja uhket ja ilusat tõlda. Ta ei saanud seda luua sellest prügiämbrist. Siin on nüüd see sinu mõttekoht, eks ju. Mida sa lood? Kes sinust saab? Mis sinust ilmestub välja? Mis sõna? See mudaussike, kellest saab kiil. See röövik, kellest saab liblikas. Iga erinev röövik toob siia ilma erineva liblika. Vastavalt oma energia sisaldusele. Mida rohkem on tema käes päikese energiat, seda värviküllasem ta on. Oled sa nõus? Mida vähem ööliblikad, seda vähem on tal värve. See üleminek kordab seda sama kõike, mida me oleme rääkinud. See energia, mis meie ümber on praegu koos nende koostööpartneritega, siia alla läheb ka siis see AI Atlas ja kõik need ülejäänud energia suunajad. Nad on ju energia suunajad, eks ju, neid ennem ei olnud meie väljas ja nüüd nad on. Ja see koostöö päikesega, see kõik toetab meie muutumismängu. Et see saaks toimuda võimalikult kerguses. Me oleme kergesse ajastusse astunud. Saa kergemaks. See sõltub sinust. Üleminek. Just nimelt sellest me räägime. Need 3 kaarti. Ahah, esimene hüppas kohe. The Star. Meil on 1 täht siin ja teine täht siin. Ja tuli ta otse siia Daydreami ja Mystic Healeri peale. Jah, see tervenemise aeg, näed sa, nad on seotud ju. Täht on ju tervendaja, et sa saaksid särada ja ta hüppas täpselt selle peale. Läbi selle olemise, eks ju, saame me terveneda. See aeg maha võtta, müntide 7, usaldada kõike seda, mis sa oled eelnevalt läbinud. Näed sa, siin on nüüd täht, eks ju, kõigepealt. See, kes sa oled, siis see tervendaja oma sees, seda tähte sa oled tulnud siia särama, lööma. Selline sünkroonne lugu on meil siin siis laua peal.
see on puhas energiaväljendus siin ja praegu. Nii, seda oled sa tulnud särama, lööma ja kogu see teekond, mis sa oled siis käinud, eks ju, näed sa, see on ju mateeria, eks ju, me oleme rääkinud, see ei ole raha, mis maas vedeleb, see on kõik see mateeria. Kõik, mis on jäänud sinu selja taha. See tüdruk siin täpselt, see printsess läheb ju ees ja need külvatud mündid on tema selja taga. Ta ei vaata neid. Ta läheb edasi, ta usaldab, et need lähevad idanema. Need kannavad teda. Ta ei jookse. Ta on paigal. Ta vaatab, kuhu ta edasi järgmisena astub. Ja usaldab, et see järgmine samm teda kannab. Ja kolmas, meile otse vaatab otsa praegu maag. Rääkisime siin maagiast, rääkisime alkeemikust, rääkisime kõigest sellest, et imed sünnivad ka siis, kui me neid ei näe, kui me neid ei usu. Kas siis ka imed sünnivad? Kas illusioonis imed sünnivad? Ikka sünnivad. Kui hing on otsustanud, et tal on vaja illusioonist välja tulla, tuua see kehamasin illusioonist välja, ta korraldab mingisuguse väga võimsa ime, mis ikka võtab karbi lahti, ütleme nii. Ja tihtipeale need imed ongi need põhjused, mille peale hingolendid ärkama hakkavad. Need imed võivad olla ju ilusad, nad võivad olla koledad, ükskõik mis silti nad kannavad, eks ju. Uskumatu asi ongi ju ime. Ja uskumatuid asju ja lahendusi toimub igas päevas meie ümber. Et ise õppida neid imesid looma, mida suudab juba iga meister, me ju astusime meistrite kooli, kui me sellele teelkonnale astusime. See kangelase teekond, see on meistriks kasvamine. Narrist saab ju kuningas ja keiser. Maag on alkeemik. Nii. Ütles, et 3 kaarti, aga laual on juba 4 kaarti. Ja peabki olema, kus see kaart meil jäi, peabki olema mu nina ees üleminek 4, 3 ainsusel oli põhjaks 4. Ja see on justice. See on õiglus. See on see meistri tase. Justice peaks olema kaart number 11. Peale saatuse ratast. Rääkisime, et see aastanumber meil vahetub ja 9 saab 10, mis on saatuse ratas ja algab number 1 lugemine ja see on maag. Niimoodi võtab ta kõik selle kokku. Vau! Imeline, voolav, sünkroonne energia lugemine. See oli sõnum kogu kollektiivile, kogu ärkavale kollektiivile. Küünal lõpetas ka ära, näed sa. Vau, kas meil veel sünkroonsusi vaja? Ei ole, armas. Ootame sind endaga. Juba täna õhtul. Kui täna oli reede, siis täna õhtul kell 8. Ja oleme koos. Olemises. Lõdvestumises, vaikuses. Aitäh sulle, kes sa aitad meil neid portaale luua, seda elu luua, sinuni kõiki neid teadmisi, oskusi, kogemusi jagada ja järgmise korrani.
Namaste.